ma ei ole sind ammu näinud, kuidas sul läheb? Aitäh küsimast. Kenasti. Tõin tütre tõue jalutama täna. Sa oled koos tütrekesega, teine tütar ka või? Jaa. Oi! Itaka kallis, kas sa kannad Eesti moedisainerite loomingut? Rõõmuga alati, eriti siis, kui nad ise minu juurde tulevad. Vahel on niimoodi, et kostüümid ise jõuavad mingite sündmuste puhul või siis enamasti väga-väga õnnelik ja uhke kanda Eesti disainerit. Kas Eestis on selline variant võimalik, et mõni moedisainer pöördub sinu poole ja ütleb, et Itaka kallis, ma tahan, et sa kannad just minu disainitud rõivaid? Ja ma olen näiteks Sireti kleidikesi niimoodi kandnud väga ilusa uhkusega, et tal on imeline käekiri ja hästi äge isiksus on ta ise ka ja see viimane kollektsioon, mis ta praegu tuli, see natukene see stiil, see kontseptsioon mulle väga-väga meeldib, nii et ma usun, et see suund sobib talle hästi. Kas ise ei ole mõelnud kunagi pisut disainida rõivaid, sest mulle tundub, et sa paned ennast ikkagi riidesse niimoodi, et sa oled ise enda mohedisainer. Miks sa varjad ennast? Ma tulen otse töölt praktiliselt, lauluklassist tulen. Et muidugi olen mõelnud ja siis, kui ma olin väiksem, siis täpselt nagu tema. Tüdrukud, tulge siia, te olete nii ilusad, näidake ennast. Tule sa siia poole. Te olete üliägedalt riides. Öelge oma nimed ka. Veega. Miira. Kas ema paneb teid riidesse või te saate panna niimoodi riidesse ennast, nagu ise tahate? Miira stiliseerib mind. Hoopis niimoodi. Meil on ja see, et kui kuskile läheme, siis tema saab selle naudingu, et ta paneb meile selga mingisuguseid asju ja me paneme ka need selga. Vau! Äkki sinust saab tulevane moedisainer? No jah, võib-olla. Oled sa mõelnud selle peale? Ei ole tegelikult. Aga kui sulle meeldib nii kihvtilt asju kokku panna, nagu siis, milleks siis nagu sellist annet nagu mitte ära kasutada? Sest et ma pigem tahaks lauljaks saada, aga ma võin seda ka teha. Siis teenid rohkem raha. Aga kelleks sina tahaksid saada või kelleks, milline see tuleviku ootused, lootused sul on? Ma juba tegelikult olen oma elu peal ja ma ei ole absoluutselt muusikamaailmaga seotud, ma olen IT-audiitor. Nii et mulle väga meeldib muusika ja ma tegelikult olen mõelnud, et võiks hakata endale sahtlisse võib-olla kirjutama midagi, aga ma ei räägi sellest oma perega ja mitte intekates ka. Intekastes ammugi mitte ei hakka ennast eksponeerima. Sellepärast, et see enne muna ja pärast kaaguta. Just. Kõigepealt tuleb ära teha ja siis saab öelda, et näe, ma tegin selle. Aga see ema on ka teile mingis asjas eeskujuks ikkagi olnud. Sest ta, mina olen kogu oma elu teda imetlenud, sest ta on alati natuke teistmoodi, niisuguse väikse sellise kiiksuga. Nojah, ta on eeskujuks kindlasti nagu muusikas hästi palju ja üldse. Mina olen sellest sind imetlenud samal ajal. See ei ole minu intervjuu. Ma olen mõelnud ka, et miks te ei ole varem pikemalt vestlusi pidanud ja konstantselt vestlusi pidanud. Sellepärast me oleme kaks hullu ja kaks hullu ei sobi kokku. Nii lihtne see ongi. Aga okei, siit on oodata väga põnevaid uusi noori inimesi ja väga ilusad. Te olete imeilusad nagu. Et palju õnne, Itaka. Aitäh, ise oled. Aitäh, kõik me oleme.